Tere tulemast Ärkvel looja YouTube'i kanalile, mina olen Kadri ja mina olen täna siin koos enda abikaasa Tarvoga. Tere! Ja me räägime täna sellisel teemal nagu sotsiaalmeedia ja selle kasutamise mõjud meie kehale, närvisüsteemile ja üleüldises mõttes ka meie isikliku elu loomisele ja reaalsuse kogemisele. Nimelt me oleme täheldanud oma kogemuses, et kui me oleme sotsiaalmeediast ennast hakanud välja võtma, siis mis on muutunud ja tänu sellele olen märganud, et mis siis tegelikult ennem oli täitsa kreenis endalegi märkamatult. Tahad sa natuke jagada? Jaa, väga mitmeid aspekte. Kusjuures ma alustaksin ühest sellisest huvistavast seigast, mis juhtus täna öösel. Ja see on küll täiesti eraldi topik või teema, aga mis vajab pikemat käsitlust või millel oleks vaja pikemalt peatuda, sest me oleme seda kogenud piisavalt palju. Ja see on rünnakud või sellised manipulatsioonid ja unetasandi sfäärides. Ja me oleme kogenud seda, ma ei teagi, kui mitme aasta jooksul või kui palju kordi, ühesõnaga seda on olnud palju ja me oleme omavahel arutanud, et oota, aga kuidas siis selles vallas ka saada ohjad enda kätte sellisel viisil, et meid ei saada terroriseerida või mõjutada unetasandil. Ja nüüd lõppkokkuvõttes, mis siis täna öösel toimus, oli selline vahva unenägu minu reaalsuses, kus meid oli 3, mina, Kadri ja siis üks minu lapsepõlvest pärit inimene, kes ilmus ühel hetkel välja ja me istusime sellises baari või salongitaolises kohas ja ühel hetkel Kadri figuur või see keha siis, mis nii-öelda justkui Kadri rolli etendas, läks selle mehe vastu ja hakkas ennast sinna väga seksuaalselt või sensuaalselt vastu seda inimest hõõruma. Ja mul viskas jumalasta üle, ma sain jumalasta pahaseks, ma mäletan seda vihateket või ütleme tegelikult praeguses hetkes umbmääraselt, et see ei ole enam kehas sellisel viisil olemas. Ja mina hakkasin siis Kadriga tõrelema tolles hetkes seal unenäos. Ja siis mul tekkis taipamine, et oota, see on järjekordne vahelesegamine või selline nähtus, mis imeb energiat või lööb mind tasakaalust välja. Ja üks asi, mida me oleme hakanud täheldama, on see, et kui meie tõuseme oma teadvuse sageduses või tõstame oma energiaväärikust, siis üht või teistpidi püütakse seda kas pidurdada, lammutada, maha tõmmata, vahele segada, kuidas seda kirjeldada, eks. Ja nüüd täna öösel, mis mul siis esimest korda õnnestus ilusasti teha, ma päris kiiresti sain nii-öelda sabast kinni, et oota, see on manipulatsioon, siis ma tulin sealt välja, ma otsustasin, et ma ei lähe sellega kaasa ja ma läksin sinna tagasi mingis mõttes sellesse staadiumisse ja lahendasin selle teistmoodi enda jaoks ära, ehk siis ma ei olnud nõus selle süžeega. See oli niuke nagu otsuse tasandi või selline energia tagasivõtmine ja ka teisiti suunamine ja lõppkokkuvõttes, mis siis selle tulemus oli see, et selle asemel, et olla vihane Kadri peale, ma sain aru, et see oli manipulatsioon ja minu armastuse kese või selline armastuse tung Kadri vastu suurenes, sest ma sain aru, mis seal teoksil oli ja ma suutsin seda energiat transformeerida siis armastuse suurendamiseks. Ja just see transformatsiooni hetk oli see nagu niuke tõeline ahaa selles suhtes, et me oleme päris pikka aega sellise temaatikaga kimpus olnud ja pole siiamaani suutnud seda veel hästi lahendada. Ja nüüd, miks ma seda kõike siia ette rääkisin või tahad sa midagi vahele öelda selle koha pealt? Jaa, et ma tahtsin tegelikult lisada selle sama asja, et mis seos selle sotsiaalmeediaga on. Just, et ühesõnaga meil on õnnestunud olla nüüd suht koht sotsiaalmeedia vaba, ma ei oska öelda, mis see ajaline määr on, aga ütleme niuke 2 nädalat natukene peale või sinna kanti. No mul on juba natuke kauem. Pikemat aega. No okei, ma ikkagi olen seal sisse sattunud, aga ma ei käi seal enam niimoodi nagu scrollimas nagu vanasti.
ja sul on vist mingi kuu aega olnud, jah, on ju? umbes nii. Et minul on, ütleme, need viimased 2 nädalat on olnud väga puhtad ja ennem seda oli mingisugused sellised apsakaid või midagi sellist. Aga mida me oleme tähele hakanud panema ja see läheb kokku ka selle unenäo stsenaariumiga, on see, et meile on tekkinud tagasi vägi oma otsuseid paremini vastu võtta ja kehtestada. Ja ka oma mõtteid juhtida ja mõtteid märgata ja tähele panna. Ehk et sotsiaalmeedia mõju on reaalselt aju udustamine, tähelepanu udustamine ja loomeenergia vähendamine. Ehk et kui sa käid ja scrollid seal ja vaatad oma tähelepanuga ja fookust hoides mingeid teemasi ja need pidevalt vahelduvad ja võib-olla tuleb sinna ka midagi negatiivset sisse, vahet ei ole kokkuvõttes, mis seal on, mida kauem sa seal oled, seda rohkem su aju ja tähelepanu häguneb või ka nagu aju fookus, tähelepanu hägustub ja udustub ja siis sa ei ole ei oma reaalses elus eriti terav ja loomevõimeline ja ka unenäo tasandil saadakse lihtsamini sind manipuleerida. Ehk et see sotsiaalmeedia, mis on meile hästi magusalt nagu presenteeritud niimoodi, et sa saad olla sotsiaalne ja suhelda inimestega ja näha, mis keegi teeb ja laikida ja jagada oma tunnustust ja kõike seda muud ja siis veel vaadata, kuidas keegi midagi valmis teeb ja kuidas mingeid asju tehakse ja see justkui tundub kõik hästi positiivne, siis tegelikult on see nagu nii peenega tehtud, et me ikka veel oleksime unes, et me ei saaks oma tähelepanu teravaks, oma fookust paika ja oma loomisjõud tagasi. Et see on selline, ütleme siis tumeda poole agenda on olnud üks viis nendest kõikidest võimalikest manipulatsioonidest, millega nad meid on püüdnud manipuleerida, on sotsiaalmeedia. Ühesõnaga, kõik elutasandid, vahet ei ole, kas me räägime meditsiinist, õigusteadusest või õigustaustast, õigusloomest, toidutööstusest, rõivatööstusest, haridusest, tehnoloogiast. Kõikides nendes valdkondades on need jõud oma mõjusfääri, ütleme, kas siis laiendanud, tekitanud, sisse söönud, nii palju kui võimalik ja see tehnoloogiline aspekt on see, mis varem ei ole sellisel viisil koitma hakanud. Ühesõnaga selge on see, et me täheldasime seda, et me anname sinna päris palju oma ressurssi ja energiat ära, aga me ei saanud aru sellest, et kuidas see hajustab ja see on nagu, ta mingis mõttes nagu lahjendab, aga samas nagu ka hägustab või hajustab meie tähelepanu, kohalolu ja ka fookuse hoidmise võimet. Ja need kohalolu, tähelepanu ja fookus, see on nagu tähelepanu spetsiifiline vorm, on loomise, enda elu seadmise, enda ressursside suunamise, enda loomingu valmistamise, enda elu elamise kõige olulisema koostisosad või komponendid, millest see nii-öelda supp valmis tehakse. Ja kui neid on hägustatud, hajutatud, hajustatud, siis see supp ei saagi väga hästi maitseda. Ja kahjuks on see niimoodi, et üsna palju võib ikkagi tuvastada või tõdeda ükskõik kuhu siis minnes, et kui paljud inimesed on näoga vastu ekraani selle asemel, et olla enda elus ja luua seda, mis korda läheb. Ja me oleme püüdnud sellest sotsiaalmeediast väljuda erinevatel hetkedel, erinevatel viisidel, aga ütleme, need viimased ponnistused on olnud kõige viljakandvamad. Jaa, ilmselt on siin mingeid teisi mõjutusi veel, millest me võib-olla räägime natuke teine kord, et millised abinõud me oleme kasutusele võtnud, aga põhiline on tegelikult see, et tänu sellele, et meie elus on toimunud teatavad muutused meie rutiinides ja eluvalikutes, siis meil on ka kuidagi suurem enesedistsipliin, mitte haarata enam seda telefoni ja mitte minna sellesse scrollimismoodi. Nüüd sellest... Ja, meil on tegelikult mingisugune väga spetsiifiline abivahend olnud, mis on meid aidanud
tervel sellel teekonnal edasi viisidel, millest me ei osanud isegi unistada. Ühesõnaga, selle toote tarbimine ei olnud esmapilgul üldse seotud selle informatsiooniga, mida me praegu siin jagame. Küll aga, ei teadnud, et jah, see saab olla. et see võib niimoodi mõjuda. Küll aga on tulemas üks hästi äge teekond, 40 päeva sotsiaalmeedia vaba või õigemini scrollimise vaba või Kadri ütles, et tegelikult oleks fookust, seesama fookus tähelepanu, et kuidas ka seda kirjeldada, siis 40 hommikut, mis vabastavad sind sotsiaalmeedia haardest. Selline teekond on tulemas ja selle teekonna vältel ma kindlasti jagan rohkem informatsiooni ka selle toote kohta, mis on meil aidanud neid edusamme luua. Ja, oma väge koondada ja hakata täiesti teistsuguses reaalsuses elama. Et selle 40 päeva jooksul selle asemel, et hommikul haarata oma telefoni, me kutsume sind hoopis sellisesse video kokkusaamisesse või gruppi, kus me saame häälestada päeva erinevates teemades, mis on tegelikult olulised, teha sügavamaid vaateid, mediteerida koos, juhendatud meditatsiooni kogeda ja kogu selle asja mõte on see, et sa saaksid oma need sotsiaalmeedia kombitsed enda küljest uuesti lahti ja et sa saaksid oma väe tagasi ja hakkaksid looma oma reaalsust ja koondama oma jõudu selleks, milleks sa siia tegelikult tulnud oled. Et me näeme, see on nagu massiline epideemia, et inimesed on ennast sinna sotsiaalmeediasse ära kaotanud ja nendesse telefonidesse, et tõepoolest on aeg tulla sellest välja ja me soovime panustada omalt poolt sellesse, et see oleks inimestel lihtsam ja teostatavam. Nii et sellest tulenevalt kutsume sind sellele teekonnale, mida enamus ajast viib läbi Tarvo, aga mina olen ka seal oma nõu ja jõuga abiks ja vaatame, kuidas ta siis jooksvalt meil välja tuleb. Igal juhul me väga siiralt ootame sind sellele teekonnale ja paneme siia alla selle info ka, et just nimelt tuua meie jõud kokku, meie nii-öelda tahted kokku ja hakata koos hoopis teistsuguse reaalsuse poole liikuma ja leidma viise, kuidas oma elu veel rikastada, ilma et me peaksime minema oma väärtuslikku tähelepanu energiat suunama kuhugi, kus sellest meie enda jaoks tegelikult mitte mingit kasu ei ole. Ja, et kus me anname ära või laeme maha seda kõige väärtuslikumat aspekti, mis meis on ja seda võib nimetada ka hinge osakesteks või hinge energiaks. Aga ma natukene jagaks veel selle teekonna ülesehitusest, ehk siis 40 päeva alates 12. maist kuni 21. juunini, mis on siis suvine pööripäev ja ka üks hästi oluline päev terves selles aastaringi kalendris. Ja see on hea koht, kus siis teha otsus võib-olla jätkatagi samas vaimus edasi. Nüüd nende 40 päeva jooksul me kohtume siis video teel hommikuti 9.30 10.10 ka 40 minutit, kuhu sisse siis mahub selline meditatsioon või kohaletuleku praktika. Tõenäoliselt teatud hommikutel teeme ka selliseid mõnusaid hingamisi, mis aitavad rohkem kehasse tulla. Vaatame läbi enda jaoks olulisi asju, mida me tahame saavutada ja tõenäoliselt praktiseerime ka kohalolu veel teistel viisidel ja tänulikkus on üks nendest, et ikkagi avastada ka seda tänulikkuse võtit, kuidas olla rohkem tänulik juba selle eest, mis on või ka selle eest, mis saada võib või tulla saab. Just. Tänulikkuse energia on üks väga maagiline nähtus. Me oleme korduvalt ennast sellistest aukudest välja toonud läbi tänulikkuse praktiseerimise. Et see on üks komponent. Aga ma ei tea, mulle tundub, et me saime vist praegu olulisi info edastatud. Ja ma tuleks korraks tagasi selle unenäo teema juurde, et see nii-öelda triumf, mis minu sees ära käis, et kus ma sain kätte esimest korda selle ütleme nagu oskuse neid situatsioone juhtida, lihtsalt selline nagu juubeldamismeeleolu, mis mind hommikul valdas, see on väärt seda, et sotsiaalmeedias kas või mingiks ajaks välja astuda.
Ja kui sinul on sarnaseid kogemusi, kas siis unetasandilt või mõndades teistes tasandites, kus sa näed, kus sinu väge vähendatakse või tahetakse kallutada, siis ka sellistel puhkudel võib see teekond väga-väga kasuks tulla. Jah. Igal juhul kõike paremat teile ja olenemata, kas te liitute või mitte, püüdke sotsiaalmeedia vabamalt elada ja kohtumisteni järgnevates videotes. Just. Ilusat päeva!